on kolmapäev ja vaatame, mis täna juhtus. Tänapäeval toimus kaklus ühes Narva-Jõesuu restoranis. Kakluse põhjuseks arvatakse purjusolekut. Politsei jõudis kohale 5 minutit pärast teadet. Ja nüüd lähme teiste uudistega edasi. Täna hakati Saaremaa praamisadamat renoveerima. Juba tänasest alustati uue praamisadama ehitamist Saaremaal. Vana praamisadam on seisnud juba mitukümmend aastat ja seda ei ole korda tehtud. Uus praamisadam peab valmis saama järgmise aasta suveks. Kuigi arvatakse, et praamisadama ehitus hilineb. Lähme uudistega edasi mõne hetke pärast. See on Go3 rakendus. Sinu pääsetee igavusest. Lae endale rakendus alla ja naudi filme ja sarju, ükskõik kus sa oled. Go3 parim koht meelelahutuseks. Otsid tervislikku kingitust? Apoteekas nüüd suur valik ilu- ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Vähemalt 20 euro eest ostes võid võita. Loosi läheb 4 Apple Watch Series 6 nutikella. Täpsem info apoteeka.ee jõulukampaania. Tule tööle ja hoia Eestit. Nüüd lähme uudistega edasi. Täna langetas meie poolt väga palju hindu alla. Näiteks 1-liitrine piimapakk, mis maksis enne 1 euro, maksab nüüd 50 senti. Ja need makaronid maksid ennem 3 eurot, aga nüüd maksavad need 2 euri. Aga võrreldes teiste poodidega on nende hinnad ikka kõige kõrgemad. Ja nüüd lähme viimase uudisega edasi. Täna toimus Lepistikus avarii. Täna hommikul sai päästekeskust teate avariist, mis toimus Lepistiku pargi juures. Avarii põhjuseks oli see, et Mercedese kabriolett sõitis punasest vooritulest mööda, kihutades autode poole. Samal ajal sõitis Volkswageni kaubik ristmikule ja siis kaotas Mercedese juht pidurid ja sõitis tal külje maha. Õnneks kannatanuid ei olnud, aga see tekitas palju ummikuid ja bussihilinemisi. Tänased uudised on lõppenud. Aitäh vaatamast!